Tere hommikust! Täna on meil 27. august ja nagu eelmises videos lubatud, oleme sellel ajal Võsul. Võsul on toimumas siis Lahemaa Challenge 2016. Valisin siit individuaal 100 kilomeetri distantsi. Rinna number 14. Kiibi olen saanud. Muidugi kummaline ajavõtusüsteem kiibiga. Ja eesmärk siis läbida 10–12 tundi. Seekord on rajal teenindus olemas. Kott on mul küll seljas. Siin on nagu vähe endale joogivaru kaasa võetud. Ja tõotab tulla mõnus päev. 10 kilti on täis. Kilomeetri tagasi eksisime rajalt. Aega on kulunud 51 minti. Õnneks sain mingi teise sportlasega kokku, kes jookseb sees. Vähe vanem kogenud tegija. Katsun seda jälgida, et rohkem ära ei eksi. Loodame, et kontrollpunkti polnud seal. Alguse tempo oli suht vali, 4,5 minti kilomeeter. Läksin mingi vennaga kaasa, kelle tempot ei osanud ette aimata. Aga nüüd on kõik nagu normaliseerunud, pulss taastunud. Tempo on võib-olla ikka veel liiga vali. Näitan teisi sportlasi. Mõni aeg tagasi sai 20 kilomeetrit täis. Olen jooksmas koos ühe teise sportlasega, kellega esimest korda eksisin. Nüüd on siuke palluta meil. Enne 19 kilomeetrit, 19. kilomeetril eksisime taas korra. Rada oli väga halvasti tähistatud. Arvan, et umbes kilomeeter maad jooksime tühja, siis tuli üks korraldaja, juhatas meid õigele teele. Võib-olla Käsmu poolsaare tipupunkti oleme suutnud vahele jätta, aga see ei kahanda soorituse väärtust. 20 kiltsa aeg on umbes tund 40. Hetkel on kõik okei. Lasen sellele sportlasele siin eest tööd teha. Siis ei pea ise rada jälgima. Tempo on ka suht sobilik mulle. Hetkel 5,5 minutit kilomeetri kohta. Praegu mõtlen seda esimest sportlast, et juua tal pole. Joogipunkt on vahele jäänud. Kuskil 15 kilomeetrit on ta ilma joogita jooksnud juba. Vahepeal on 30 kilomeetrit täis saanud. Aega selleks 2 tundi 37 minutit. Jooksen ikka selle ühe sportlasega. Lasen talle eest tööd teha. Selguski see, et ühe punkti jätsime vahele, aga seda on teised ka vahele jätnud. Praegu oleme õigel teel. Jalad on veits väsinud. Nüüd tulime Võsult läbi. Nüüd hakkame mööda RMK-d Nõmmeveski ja Joaveski poole suunduma. Tempo on suht hea, natuke vali võib-olla isegi. Aga noh, kui see vend veab,
siis võib siit päris hea aeg tulla. 40 kilti on täis. Aega oli 3:39. Läbisime ennem ühe kontrollpunkti. Jooksime 2-3 kilti ette näidatud suunas. Siis tee Viit juhatas kontrollpunkti tagasi. See oli nüüd 3. kord, kui me eksisime. Motivatsioon on kadunud. Olin tegelikult juba loobumas, aga siis mõtlesin, et äkki leian veel motti. Nii palju on veel muutunud, et ma hakkasin vedama. Teine sportlane tuleb kuskilt tagant. 50 kilomeetrit sai täis. See on pool maad. Jalad on ikka suht pehmed. Pärast peamegi selle. Siin on üks söögipunkt. Ma eriti süüa ei tahtnud, viskasin ohtralt vett ja keele viskasin sisse endale. Ja see teine sportlane mõtleb kogu aeg, et läheb tagasi siit, kuna võistlus on suht perse läinud selle eksimisega. Ma mõtlen veel jätkata, kuigi jalad küll keelduvad praegust kuskile minemast. Aga pärast 50 kildi aeg oli 4:54 oli. Me oleme 6 minutit siin olnud. Natukene söönud ja energiat ammutanud. Leiaks, no praegust motivatsioon on 64 kilti täis saada, see mis ennem on põhi all, aga samas 100 oleks ikkagi hea, et võib-olla läheb nii, et maksku mis maksab, et 100 tuleb ära ikkagi. Jalad krambitavad natukene. Põhimõtteliselt see on nüüd esimene niisugune pikem peatus või no ongi, kus ma konkreetselt seisan. Ma tean, et siit nagu uuesti jooksma saada on üliraske. Vaatame, maratoni aeg oli alla 4 tunni, täpselt ei mäleta, peab pärast vaatama. Ja muidugi eksinud oleme kõvasti. 60 kilti on täis. Aega kulus 6 tundi ja 32 minutit. Muret teevad, mis jalad on täiesti läbi. Süda on kõige muret tekitavam praegust. Natuke valutab. Võtsin meediku numbri. Hetke seisuga sujub nagu väga hästi. Vaikselt liigume. 5-6 kilomeetrit veel. Siis jõuame Viru rabasse. Jube raske tegelikult. Aga vaatame 10 kiltsa pärast uuesti, mis seis on. 70 kilti on täis. GPS lõpetas töö kella peal, kuna aku tühjenes. Kui oli 58 kilti läbitud, siis jäi veel Viru rabaring. Sõber läks seda ringi tegema, aga ma vaatasin, et ma olin 6 kilomeetriga kilometraažist nagu ees tänu nendele eksimistele või siis maas.
100 tuleb täis igal juhul, kohustust polnud minna ka. Kontrollpunkti võtsin ära. Nüüd olen tagasi teel. Jooksust suurt midagi välja ei tule, lihtsalt imiteerid seda jooksusammu. 30, 32, 33 kiltsi on veel Võsuni. Põhimõtteliselt, kui tahaks 2 tunni graafikus olla, siis peaks 4 tunniga ära jooksma, aga läheb kitsaks. Energiad ja kõik on nii otsas kui otsas, et jalalihased on jumal ribadeks. Kintsud, sääred, kõik kondid, süda on kõige problemaatilisem. 32 kiltsi lõpuni. Praegu ju võimalik läbi olla, no mis asja. 20 kilomeetrit on lõpuni. Tähendab, et 80 kilti on joostud. GPS ei näita enam. Just lahkusin teeninduspunktist, võtsin paar keeli, aga hetkel paarimas ta enam-vähem jõudis sinna. Lasi endale pasta soojaks teha. Et ilmselt ta tuleb ja püüab mu kinni ja saab oma 12 tundi ilusti kirja. Mul läheb ikka rebimiseks 20 kilti minna ja 2 tundi aega. Ma arvan, et kui enam-vähem 8 finišis ole, võib rahule jääda. Aga siin on veel maad. Siin on veel maad ja aega. Jalad löövad tuld, reied, sääred. Süda jubedalt kuradi valutav. See on kõige rohkem, mis häirib. Hetkel rajal oldud siis 10 tundi. 9.56. Teeninduspunktist tõmbasin. Tahtsin 1 magneesiumi, nagu olen harjunud võtma. Soovitati kohe 3 võtta. Varsti hakkan elendama siin metsas. Kümme kilomeetrit on lõpuni. Seega 90 kilomeetrit on joostud. Aega on 1 tund. Et jõuda 12 tunni sisse. Viimane kilomeeter. Jalad on nii katki, et ei saa jooksusammu enam teha. Viimased 3 kilomeetrit on nagu kõnniga tulnud.